Tere päevast, head kauplejad ja järjekordselt on hea meel teid siin kolmapäevasel päeval nii-öelda tervitada. Nagu ikka, räägime kauplemisest, räägime turgudest, räägime kauplemispsühholoogiast, räägime kõigest, mis turgudel toimub ja mis sellega seoses nii-öelda on. Ja nagu ikka, siis sellel kuul räägime USA presidendi valimistest ja erinevatest sellega kaasnevatest teemadest. Tänaseks oleme siis välja valinud aktsiaturgude tootlikkus USA presidendi valimiste aastal, et kui olete sellise võib-olla mitte nii-öelda päevakaupleja, sellise stiiliga kaupleja, vaid pigem investor, nagu eestlane üldiselt kipub olema, siis see on täpselt hea teema, mida arvestada ja vaatame natuke ajalooliselt, kuidas asjad on välja mänginud ja kuidas nad võiksid välja mängida ka sel aastal. Et täna siis räägime, milline on, kas selline asi nagu presidentsükkel on ja kuidas ta nii-öelda toimib. Räägime sellest, kuidas on aktsiate tootlikkusega presidendi valimiste aastal ja sellele järgnenud aastal ja räägime siis tootlikkusest aasta pärast tänasest kontekstist, et mida me võiksime oodata juhul, kui võidab keegi, üks või teine ja vaatame, kuidas see siis võiks toimida ja lõpuks vastame küsimusele, kas aktsiaturg oskab ajalooliste andmete põhjal öelda, kes istub Valge Maja toolis novembris. Lähme aga teema juurde ennem korra mainin, kes mina olen. Ma olen päevakaupleja põhiliselt tunnigraafikul ja trendi jätkumise mustreid kauplen mina ja põhiliselt siis Forex turgudel. Ja Tamir Markets olete väga heades kätes, see on Eesti vaieldamatu finantsedulugu. Meil on siis kontorid üle 20 erinevas riigis ja litsenseeritud põhimõtteliselt maailma kõige karmimate finantsasutuste poolt. Madalad kursivahed ja nagu ikka me tahame, et meie kliendid oleksid nii-öelda haritud ja seega pakume artikleid, juhendeid, veebikoolitusi ja erinevaid muid asju ka, et olete siin kindlasti heades kätes, et usaldusväärse maakleriga on tegu ja üle maailma tuntud maakleriga ka. Aga presidentsükkel, kas selline asi üldse eksisteerib? Kui vaadata nii-öelda aktsiaturgude jõudlusele ehk siis tootlusele tagasi aastast 1928, siis selge vastus sellele on jah, ja uuringute andmised näitavad, et 17 korral ehk siis 74% ajast on aktsiad või S&P 500 aktsiaindeks, mis koondab siis 500 kõige suurema ettevõtte nii-öelda aktsiad ühtekokku ja pakub siis seda indeksina, on siis 17 korrast on tootlus olnud positiivne, ainult 4 on olnud negatiivne, ehk siis keskmine aastane tootlus S&P indeksil presidendi tsükli ajal siis 7,1% ja tänavusel aastal siis 8% on hetkel tõusnud, arvestades seda, et märtsis koroonaviiruse tõttu langes turg 32% väga märkimisväärselt lühikese aja jooksul, see on siis põhimõtteliselt sisuliselt võib öelda, et see oli turukrahh. Pärast seda trükiti natuke raha siia majandusse juurde ja see paisati suures osas nii-öelda aktsiaturgul tagasi, mis tekitas siis seda, et kuigi reaalmajandus oli üsna kehvas seisus ja kõik oli kinni, siis tegelikult aktsiaturg tõusis, sest et lihtsalt raha, mis nii-öelda trükiti, paisati lihtsalt tuimalt tagasi aktsiaturgudele, et kus see kõige parem tootlus nagu on, eks ikka läbi aegade aktsiaturgudel. Ja presidendi tsükli teooria, lausa selline asi on olemas ja Yale Kirchich on selline mees, kes sellise asja peale tuli ja selle teooria kohaselt siis põhimõtteliselt on niimoodi, et esimesed 2 aastat on aktsiaturgudel üsna kehv aeg ja järgmised 2 aastat on siis väga hea aeg ja see tuleb peamiselt tänu sellele, et 3. ja 4. ametiaja jooksul keskenduvad presidendid oma tagasivalimistele ja nad kasutavad majanduse pumpamiseks kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid ja ressursse, mis nende nagu võimus on, et põhimõtteliselt, et valige mind tagasi samamoodi, nagu on Trump teinud sellel ja eelnenud nii-öelda aastal, et see kõik valimiskampaania ja kogu see fluff, mis sellega nii-öelda
kaasas käib, et see hakkab juba märkimisväärselt varem, sest et on vaja näidata mingisuguseid tulemusi ja lisaks on vaja näidata ka seda, et aktsiaturg nagu tõuseb, et kui aktsiaturg tõuseb, siis põhimõtteliselt, mis toimub majandusega, on see, et majandus ka tõuseb, sest et noh, ütleme siis, kui mingit tootlust ei ole, ettevõtted kasumit ei tooda, tootmine seisab ja nii edasi, siis aktsiaturg samuti nagu langeb. Et suuresti me võime nii-öelda majanduse tervist ja terviklikkust hinnata ka aktsiaturgude tootlikkuse põhjal, aga jah, esimesed 2 aastat see üldiselt on suhteliselt madala tootlikkusega tänu sellele, et presidendid nii-öelda vastupidiselt viimase 2 jooksul, esimese 2 aasta jooksul, siis nad on keskendunud oma valimislubaduste ja poliitiliste lubaduste täitmisele ja see üldiselt mõjutab aktsiaturge negatiivselt. Nad tahavad kõik neid maksukärpeid ja toetusi ja pensioni ja kõik need nagu vajavad tegelikult hästi suuri ressursse ja üldiselt see nii-öelda teooria peab paika, kuid mitte alati ja tänu selline lihtne nagu nii-öelda turgude võitmise strateegia on põhimõtteliselt turgude võitmine, mida see siis tavalisele investorile tähendab või mida siis mõeldakse turgude ületamise või võitmise all on see, et sa oma aktsiaportfelliga suudad ületada S&P 500 või S&P või mis tahes sellist globaalset aktsiaindeksit, mis toodavad keskeltläbi 10% aastas, ehk siis kui sa suudad üle 10% aastas või üle S&P 500 aktsiaindeksi tootlust tekitada oma selle portfelliga, siis sa sisuliselt oled nii-öelda turge ületanud, et jah, suured kalad nii-öelda on huvitatud 10% aastas. Meie päevakauplejatena, swing-kauplejatena võib-olla 10% aastast ei ole huvitatud. See tundub nagu pigem nagu väike, et sellel ei ole nagu mõtet, eriti kui sul on väike nii-öelda kauplemise account, eks ju. Ja see turgude võitmise strateegia, väga lihtne loogika. Sisened siis, kui esimesed 2 aastat on läbi, kui kõik valimislubadused on täidetud ja algab see sama nii-öelda tagasivalimiste aeg, sisened siis ja väljud täpselt siis, kui uus president on valitud ja see tsükkel algab järgmine, et selle nii-öelda presidendi tsükli teooria põhjal, kui soovite aktsiaid osta, siis soovite ainult seda strateegiat järgida, siis soovitaks teil 2022 novembris siseneda turgudele või siis jaanuaris või kes iganes, on ju. Aga jah, et varasemad tulemused ei taga tulevikus samamoodi nagu aktsiaturgudel, forex-turgudel, mis tahes turgudel, mitte keegi kunagi ei tea, mis saab. Seda ma olen siin korduvalt öelnud, mitte ainult ühe korra. Ja see, kui keegi ütleb, et ta teab midagi, mis juhtub, siis ta nii-öelda ajab häma, et mitte keegi turgudel mitte kunagi ei tea, mis juhtub, sest tegu on äärmusliku nii-öelda uncertainty ehk siis teadmatusega ja meie kauplejatena, meie investoritena põhimõtteliselt peame nii-öelda selle tundmatusega igapäevaselt siis nagu tegelema ja sellega nii-öelda kaupima, et nagu ikka, mida vähem, mida rohkem ma kauplen, seda rohkem ma saan aru, et see amet, päevakaupleja just nimelt sobib väga vähestele inimestele, sest et nii-öelda keegi mitte kunagi ei garanteeri sulle mitte midagi, aga tavaliselt meie ühiskonnas inimesed soovivad garantiid, midagi nad teevad, nad käivad tööl, eks ju, nad saavad mingisugust tunnipalka, see on garanteeritud ja nii edasi. Aga jah, turgudel kahjuks või õnneks ei ole mitte miski garanteeritud, aga see-eest nii-öelda returns on lõpmatu potentsiaaliga, et kui arst saab näiteks mingisuguse X summa palka, mis võib tunduda nagu väga hea palgana, siis kauplejate jaoks ei ole ühtegi limiiti, kui palju on võimalik nagu nii-öelda teenida. Et need kaalukausid on seal nii-öelda natukene paneb nagu mõtlema teinekord, on ju. Aga jah, Barack Obama ja Trumpi ajal see presidendi tsükli teooria paika ei pidanud, nagu ei pea paika see, et mis eile toimis, ei pruugi täna turgudel toimida, mitte keegi jällegi ei tea, mis juhtub järgmisena, aga jah, natuke Trumpist. Trump oli üldiselt turgudele väga hästi mõjus koheselt põhimõtteliselt pärast tema
siis valimist läksid kõik aktsiaindeksid ja individuaalaktsiad ülesse, sest tema oli täpselt selline mees, kes lubas, et tema kärbib ettevõtete kasumi pealt makstavat tasu ja muid selliseid asju, mis annavad ettevõtetele võimaluse reinvesteerida oma olemasolevaid vahendeid oma nii-öelda ettevõtte uuendamiseks ja kaasajastamiseks ja konkurentsivõimelist nii-öelda tõstmiseks võrreldes konkurentidega üle maailma, mitte ainult nii-öelda riigisiseselt ja Trumpi ajal siis oli esimese ja kolmanda aasta tootlus ja S&P indeksi aastane tootlus oli Trumpi esimese ja kolmanda aasta ajal keskmisest palju kõrgem, eks 20 ja 28%, see on ikkagi päris hea, no see on nii-öelda isegi see teeb silmad ette nii mõnegile nagu aktsiale, eks ju. Väikeste kontodega me tahame oma nii-öelda kontoseisu põhimõtteliselt dubleerida, aga kui sul on 100, 200, 300 000, siis sellised returnid on juba märkimisväärse nii-öelda osakaal, eriti kui sul on veel mujalt ka nagu tiksub peale, eks ju. Et ja teisel aastal siis oli nagu madalam, et see langes ja üldiselt, kui 2006. aastal Trump valiti siis presidendiks, on Dow tõusnud, Dow Jones Index, Dow Industrial Average on siis 18 000 punktid 27 000 nii-öelda tõusnud ja kogu siis Trumpi ajaloo jooksul on 55% nii-öelda üleval. 4 aasta jooksul põhimõtteliselt, kui te oleksite investeerinud Trumpi alguses S&P 500-isse, lihtsalt pannud sinna nii-öelda 100 000 sisse, siis te oleksite 155 000 tagasi saanud, pluss sealt nii-öelda kumulatiivne eksponentsiaalselt kasv oleks see summa nii-öelda kasvanud, eks ju, ja see teekski siis 5 aasta pere umbes 1500 passiivset, mis on Eesti mõttes päris hea, eks ju. Aga kuidas on lood aktsiate tootlustega USA presidendi valimiste aastatel olnud, on siis, nagu siin on näha, siis september on läbi ajaloo olnud üsna nii-öelda halva nii-öelda returniga, ehk tootlikkusega nii-öelda aeg. Siin on siis ära toodud aastast 1950 kuni 2019 ja niimoodi ta üldiselt on, et september on olnud üldiselt suhteliselt halb nii-öelda kuu tänu sellele, et on palju teadmatust ja aktsiaturg pigem nagu ootab just sellel ennem novembrit, september, oktoober, sellised üldiselt halvad, aga vaatame korra, siin on siis me näeme neid punktid on siis Dow Jonesi nii-öelda punktid, kui palju ta umbes on tõusnud ühe kuu jooksul ja siin siis all on kuud, eks ju. Et meie siis oleme praegu siin ja see ongi see oktoobri nii-öelda aeg, kus siis enne presidendi valimisi üldiselt on ühesuunaliselt üles läinud. Dow Jones just nimelt ja S&P ka ikkagi praegult on nii-öelda üles minemas. See on siis täpselt presidendi valimiste aastatel, et kui palju teil nüüd selle nii-öelda teadmisega nii-öelda peale tahate hakata, ma ei taha teile neid graafikuid väga palju siin näidata, sest et sellel suures pildis sellel ei ole mitte midagi teha, teil on lihtsalt nagu paljud inimesed kauplemine on hästi suures osas nii-öelda andmetega töötamine, iseenda andmetega, iseenda treididega töötamine. Et siit on põhimõtteliselt ajaloole, päris paljud inimesed on, eriti kauplejad, nad on nagu kiigid, nad meeldivad andmed, nad meeldivad nii-öelda saada teada põhjused või mingisugused statistilisi eeliseid. Hästi paljud algoritmid töötavad just statistiliste eeliste peale, et kui on nii-öelda riskifondid või suured money managerid, kellel on reaalselt palju vahendeid, siis neid, kui nad teavad seda, et oktoobris on ühesuunaline liikumine üles võrreldes nii-öelda ütleme shopping marketiga kas siis jaanuaris või veebruaris, eks ju, kus on siis selle graafiku järgi vähemalt väga palju ei toimu.
me näeme, et oktoobris on nii-öelda septembri-oktoobri vahel on ühesuunaline liikumine üldiselt, siis selle teadmisega on väga-väga palju teha. Võib-olla mitte nii palju meil, kui me oleme nii-öelda swing või päevakauplejad või siis sellised pigem lühiajalised investorid, aga kindlasti andmed on väga suur osa nii-öelda kauplemisest üldiselt. Ja kuidas see on USA valimistele järgnenud aastal toimunud see nii-öelda aktsiate tootlikkus, et samamoodi oleme siis, vaatame, kui me vaatame lihtsalt siin järgmise aasta oktoobrit-novembrit, siis siin on tegelikult täiesti nii-öelda choppy market, et me tahaks, kauplejatel me tahame alati olla osa sellest nii-öelda ülessuunalisest liikumisest. Aga ja, et natuke veel andmeid, ma üldiselt ei ole ise kuigi suur nii-öelda andmetega mässaja, et tootlikkus aasta pärast tänasest kontekstis, et ütleme, kui me vaatame S&P-d augusti algusest ja vaatame S&P-d kuni aasta lõpuni, siis viimased 4 kuud on olnud üldiselt väga positiivsed. Seda me võime näha läbi aegade, et see on selline ajalooline nii-öelda statistika, kus me näeme, et esiteks, kui me vaatame, kui palju on üldse S&P tõusnud alates aegade algusest, siis 1958 oli ta 47,75 punkti, kus ta praegu on tõusnud siis 3508 peale näiteks. Et need on sellised eksponentsiaalsed tõusud ja see tähendab seda, et raha tuleb aktsiaturgudele aina rohkem ja üldjoontes aktsiaturud on alati tõusmas, isegi väga halbadel aegadel üldiselt aktsiaturg nii-öelda taastub sellest. Et ja, selline statistika, et see on siis erinevatel aastatel augusti seisuga ja see on siis erinevatel aastatel aasta lõpuga, et viimased 4 kuud üldiselt on S&P-le ja aktsiaturgudele üldiselt väga soodne aeg. Mina isiklikult nägin pealt, kuidas 2018 oli aktsiaturg S&P, kus ta langes täiesti. Olin isiklikult siis Uus-Meremaal ja ma hoidsin peast kinni ja oli ilus päikseline päev ja ma hoidsin peast kinni ja ma mõtlesin, kas nüüd on maailma lõpp, et lihtsalt need 1-tunnised küünlad olid nii suured, et need reaalselt 5%-lised küünlad tundusid, et kui aasta otsa on mingisugune asi nii-öelda tõusnud, eks ju, siis viimase detsembriga 1 päevaga see aktsiaturg kukkus niivõrd palju, et ma reaalselt mõtlesin, et nüüd on kõik ja enam me midagi ei näe, aga see osteti suhteliselt kiiresti üles, et samamoodi oli nagu koroonaga, eks ju, et siis ongi see paanika ja uncertainty ja teadmatus ja paljud sellised asjad, mis panevad nii-öelda investorid suures pildis nii-öelda kukalt kratsima ja sellisel juhul ütleme samamoodi nagu kui see koroonakriis oli, eks ju, siis ma olen alati tahtnud seda Bitcoini osta ja olen oodanud seda nii-öelda head aega, sest mulle ei meeldi kallilt asju osta, vaid ma pigem tahan seda soodukaga. Aga niipea kui see koroona oli, siis ma mäletan väga hästi täpselt seda, et Bitcoin läks 3300 peale ja see oli mul täpselt silme ees ja ma mõtlesin, et mis ma nagu nüüd teen. Oli väga suur nii-öelda paanika turgudel, kõik asjad nii-öelda langesid, eks ju, ja ma isiklikult tahtsin sinna investeerida päris, mitte nüüd suure osa rahast, alati, kui te teete investeeringut, siis ma soovitan seda teha protsentuaalselt, kui te teete suuremad investeeringud, siis protsentuaalselt oma isiklikult nii-öelda väärtusest kauplemiskontol, kui teil on, siis alati 1%. Kui teil on märkimisväärne konto, mida te ei taha nii-öelda kaotada, et te tahate seda rahulikult kasvatada, siis alati 1%. Kui teil on mingisugune väike konto, mingi 500 konto, millest teil ei ole kahju, siis te võite seda flippida ja proovida ja mida iganes, aga üldiselt reeglina 1% on riskijuhtimise kuld reegel ja korra tulles tagasi selle Bitcoini nii-öelda example'i juurde, siis ma olin samamoodi paanikas ja ei julgenud osta. Ja ta läks nii-öelda üles ja nüüd ta kaupleb 12 000 peale, et see oleks 400-kordne return alates kuskilt märtsi keskelt, kui ma mäletan õigesti seda päeva pealt.
aga aktsiaturud, kas nad suudavad öelda, kes istub Valges Majas novembris ja suure tõenäosusega me võime öelda, et jah, aktsiaturg saab selliseid asju öelda, aga see on siis põhineb nii-öelda ajaloolistel andmetel, ehk siis on mingisugune nagu turgudel. Me suures osas tegutseme teadmatusega, on lihtsalt mingisugune tõenäosus, et miski nii-öelda juhtub ümber teise nii-öelda variatsiooni, et on suurem tõenäosus, et midagi juhtub suurema tõenäosusega, kui midagi juhtub väiksema tõenäosusega. Ja kui me nüüd võtame selle puhtalt aktsiaturgude seisukohast, siis see, kes istub Valges Majas novembris, ehk see, kes võidab järgmised presidendi valimised, on 80% tõenäosusega ajaloolistel andmetel jällegi on see Trump. Ehk siis kui valimistele eelnenud 3 kuu jooksul, august, september, oktoober on aktsiaturg tõusnud, võidab suurema tõenäosusega president, kes on juba ametis. Ehk siis täpselt see on praegult nii-öelda toimunud ja selle indikaatori alus on Trumpi tõenäosus võitu üle 80%. Praegu me teame, et Biden on juhtimas Trumpi ees hääletamisel ja küll mitte suure vahega, aga vahe on vahe. Ja alates 1928. aastat toimunud presidendi valimist 22, siis täpsemalt presidendi valimist eelnesid 14 korral 3 kuu jooksul kasumid ja samamoodi nagu, see on siis läheb pooleks, et natuke selliseid andmed ja neist 14 juhtumist 12 võitis ametis olev president. Et siit tulebki see 80% nii-öelda tõenäosus välja. Alati on ka see, et kunagi on ikka esimene kord, kunagi keegi nii-öelda siis rikub seda nii-öelda paterni, mustrit, loodame, ma ei tea, isiklikult ma loodan, et see on nüüd see aasta, sest et minu arust on või muidugi maailmas on 7 miljonit inimest, et iga inimese arvamust ei tohi nii-öelda ei tasuks nii-öelda kuulda võtta, aga isiklikult ma ei arva sellest tegelasest siit väga midagi, arvestades seda, kuidas ta nii-öelda on nii-öelda käitunud, võib-olla turgudel on ta hea, aga ta on nii mõnegi treidi mul ära rikkunud oma paari tweediga ja üleüldse ma nii-öelda arvan, et ta on suht selline kloon-tüüp, et nii-öelda intelligentse human being'uga homo sapiensiga siin minu isiklikul arvamusel tegu ei ole, aga on palju inimesi, kes mulle vaidlevad vastu ja isegi inimesed, keda ma austan ja kellest ma väga lugu pean, nemad on ka, mul on selliseid inimesi, kes vaidlevad mulle vastu ja ei saa ei üle ega ümber, et igal inimesel on alati oma arvamus ja õigus oma arvamusele, et siis kunagi me ei saa öelda, kuna Trump on praegu president, siis järelikult tal on midagi, mida ei ole nii-öelda meil, kuigi isiklikult minu nii-öelda soov ega ambitsioon ei olegi saada USA presidendiks, aga ma tean kindlasti inimesi, kellel on potentsiaalselt ja ma valiksin igal ajal tema üle. Et vaatame, kuidas siis läheb, ega nad mõlemad on siis Bideniga väga sellised pigem vanemad härrad ja 70+ aastased, ehk siis mul ausalt öeldes tekib küsimus, et miks üldse selline tsivilisatsioon, mis on siis arenenud ja täiesti kõrgtehnoloogial põhineb siis sisuliselt maailma juhtiv majandusriik. Miks valitakse siis presidendiks 70-aastaste inimeste hulgas, samal ajal kui meil on nagu niivõrd palju inimesi, kes on edukad, andekad, sharpid, uuendusmeelsed ja nii edasi ja ei aja lolli juttu ja nad on märkimisväärselt nagu nooremad, eks ju. Ma ei räägi 30-aastast, aga juba 40 on selliseid inimesi on väga palju, et see on minu isiklik nii-öelda küsimus, mida ei ole praegu vastust leidnud, aga selline ta sai ja nagu ikka üldiselt räägime väga palju erinevatest strateegiatest, psühholoogia rollist kauplemisel, mis on siis üks peamisi asju üleüldse kauplemisel. Sul võib küll olla hea strateegia, sul võib olla küll nii-öelda ideaalne entry, aga või siis entry signaal, aga sa võid selle läbi oma psühholoogia nii-öelda pekki keerata, et sa ei saa seda
et sul võib olla kannatamatus, sa ei pruugi seda usaldada. See kõik käib läbi kogemuse, läbi suures osas järeltestimise ja täpselt teadmise, mida ja millal sa teed. Ja räägimegi kõigist neist asjadest üldiselt läbipaistval, ausal viisil, no bullshit. Aga järgmine kord siis viimane webinar veel USA presidendi valimiste teemal ja nii ongi. Ja pärast seda siis jätkame tavalist rada. Et suur tänu teile osalemast. Loodan, et saite siit mingisugust väärtust, eriti kui olete veidike pikema ajalist tootlust jahtimas. Seda informatsiooni võib ära kasutada enda huvides. Kindlasti teavad seda suurte riskifondide juhid ja muud andmete giigid. Kas teate need? Seda ma ei tea, aga selline ta sai ja loodan, et sellest oli kasu. Et jah, näeme siis järgmisel kolmapäeval. Olge muhedad ja kauplege safeilt. Tšau!